Fotomaailmaga tutvudes mõistame kiiresti, et igaks tööks on erinev kaamera. Täna vaatame otsa Nikon D500-le, mille võtmesõnadeks on kiirus ning muidugi kiirus. Kohe seletan, aga esmalt tutvume natukene kaameraga. D500 ilmastiku ja tolmukindel kere on tõsine tööloom. Vihjest professionaalsele kaamerale sain aru, kui ta kätte võtsin. Käepide on suurepärane, püsib kindlalt haardes ja nupud on kättesaadavad. Ja ta on kiire. 10 kaadrit sekundis, kuni 200 toorest pilti enne kui võhm otsa saab ja JPG puhul ei juhtu seda mitte kunagi. Kaamera kasutab fokusseerimiseks sama süsteemi nagu D5, mis on Nikoni lipulaev ning fookus on tõesti kiire ja täpne. See saavutatakse 153 punktiga, millest 99 on niinimetatud cross-type. ISO võimekus on asjalik, taandudes kasutajale ning kui steriilset pilti on vaja. D500 oskab salvestada ka head videot kuni 4K-s. HD-s on võimalik kasutada sisseehitatud stabilisaatorit ja kõigele lisaks on võimalik lihtsa vaevaga teha kiirendatud videot ehk timelapse'i. Milline on minu pigem lühikese aja jooksul tekkinud arvamus? Mulle meeldivad Nikoni kaamerad. See, kuidas need on kokku pandud, millist pilti teevad ning kui mugav neid on kasutada. D500 ei ole erand. Fookus, koostöö kvaliteet, ergonoomika, üldine kiirus, super. Kindlasti on tal puudujääke. Näiteks meeletu kropp 4K-s ja põhimõtteliselt mitte kasutatav autofookus videos. Aga see on ka kõik. Lahkame natukene sihtrühma. Kõik, kellel on vaja kiiresti liikuvaid objekte pildistada ja on juba päris professionaalid või tahavad oma kire järgmisele tasemele viia. Poolkaadersensorid on teinud korraliku arengu ning teatud olukordades on nad lausa etemad kui täiskaader. Teleobjektiiv näeb ju kroppsensoriga 1,5 korda kaugemale. Kuu varem käis meie toimetusest läbi ka D7500. Arvestades hinda, võimalusi ja võimekust, jäi ta meile natukene arusaamatuks. Võrreldes neid kahte on D7500 tavakasutajale suunatud pigem kallis kaamera, aga D500, olles umbes 500 eurot kallim, tõsine profi tööriist. Üritasime võimalikult palju emotsiooni edasi anda, mis tekkis selle lühikese 2-nädalase testperioodi jooksul. Kindlasti kommenteeri, milline arvamus või kogemus on sinul Nikoni kaameratega. Kui sulle meeldis, vajuta like. Kui ei, tead küll, mida teha. Vajuta subscribe, et olla üks esimesi, kes uuest arvustusest teada saab. Aitäh!